Tere, head kaheksandikud. Ei pääse temult. Kavatsen hakata andma ka selliseid väikeseid videoloenguid teile. Et e-kooli järgi ma näen, et ega te väga usinad ei ole oma tööde tegemises ja ka raamatu vastamise töid ootan endiselt. Aga ma loodan, et nende väikeste videoklippide abil teen ma ikkagi mõne asja teile selgemaks, kui te ise loeksite. Ma olen siin kodus endale loonud väikese klassiruumi ja täna räägin kokkuvõtlikult koondlausest. See oli teil endal vaja läbi töötada, pidite harjutusi opikus tegema. Täna räägin mina ja nädala lõpus, nädala viimases tunnis saadan ma teile siis juba iseseisva indelise töö. Nii tegin juba endale sellise väikese konspekti, et mis asi see koondlause on. Koondlause on lihtlause, aga seal korduvad teatud lauseliikmed. Näiteks Jüri, Mari ja Mart on klassikaaslased. Sul korduvad alused, kes. Minu koer on väike, karvane ja armas. Korduvad öeldistäited, missugune, väike, armas, karvane ja nii edasi. Võivad korduda ka öeldised, mulle meeldib suusatada ja uisutada. Võivad korduda määrused, olen käinud Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus ja nii edasi. Et iseenesest koondlause ei ole üldse raske, aga kui sul on lauses loetelu, siis olen ma teinud siia mõned skeemid. Et nüüd ma räägin kokkuvõtvast sõnast. Kui sul koondlauses on kokkuvõttev sõna, sa saad aru, tunned ära selle kokkuvõtva sõna selle järgi, et mulle meeldivad järgmised tunnid või kõik need tunnid, et selline kokkuvõttev sõna ja pärast järgneb selgitus või lahtirääkimine, et mis need tunnid siis on. Mulle meeldivad järgmised tunnid. Kui see kokkuvõttev sõna on siin ees ja pärast järgneb loetelu, siis sa kasutad koolonit. Kokkuvõttev sõna, koolon ja loetelu. Kui nüüd on teistpidi, et sul on loetelu ees ja kokkuvõttev sõna järel, siis sa ei kasuta koolonit, vaid mõttekriipsu. Eesti keel, vene keel ja matemaatika, need tunnid meeldivad mulle. Kokkuvõtvaks sõnaks või fraasiks on siis need tunnid. Kui sul seda kokkuvõtvat sõna lauses ei ole, siis ei kasuta mingeid kirjavahemärke, ei koolonit ega mõttekriipsu. Mulle meeldivad eesti keel, vene keel ja matemaatika, mitte midagi ei kasuta, sest sul ei ole kokkuvõtvat sõna seal. Nii. Ja siin ongi näite lause, mulle meeldib tantsida, lugeda ja süüa. Siin ei kasuta mingisugust koolonit ega mõttekriipsu, sest sul puutub kokkuvõttev sõna. Nii et jäta meelde see võtmekoht, et kui sul lauses on kokkuvõttev sõna ja järgneb loetelu, siis sa pead kasutama kas koolonit või mõttekriipsu. Aga tuleme nüüd koondlause puhul järgmise sellise raskema, vigade rohkema lausetüübi juurde, et kui mul on sellised loetelu ja liitsõnad ja liitsõna üks osis kordub. Mängin korvpalli, võrkpalli, käsipalli. Nii, palli. Sul korduvad need liitsõna põhisõnad siis siin. Nii. Aga saab ju palju lühemalt öelda, mida selle asemel siis teha. Kuna mul kordub liitsõna tagumine pool ehk põhisõna, siis piisab sellest, kui ma kustutan ära need korduvad sõnad ja panen selle korduva sõna asemele kriipsu. Nüüd peab järgnema koma, võrk, kriips ja käsipalli. Ehk see kriips asendab siis seda korduvat sõna. Mängin korv, võrk ja käsipalli. Nii. Järgmises lauses, koondlauses, kordub sul täiendsõna. Sõin mustikakooki,
mustikamoosi ja mustikatorti. Nii. Ja kui sul nüüd kordub see esimene sõna, siis sa seda ära kustutada ei saa. Siis esimene sõna jääb sellisel kujul, nagu see on, aga nüüd edaspidi saad sa ära kustutada need mustika ja mustika siit. Sõin mustikakooki, moosi ja torti. Ehk siis, kui on liitsõna esimene osa kordub, siis kirjutad esimese sõna täiel kujul välja ja teisi saad lühendada selle kriipsuga. Aga kindlasti ära unusta ära, et sul on loetelu vahel koma, mustikakooki, koma, kriips moosi ja kriips torti. Et see kriips jällegi asendab siis seda korduvat sõna. Siin oli ju mängin korv, võrk ja käsipalli. Et sul kordus see viimane sõna, siis kõigepealt ja siis tervikkujul tuleb kirjutada see viimane sõna välja, aga siin saad sa siis selle kriipsu abil selle lause lühemaks teha. Mida sa veel pead teadma? Ära unusta loetelude vahele komasid panna. Ja pärast tänast väikest loengulõiku siis annan ma teile iseseisvaks tööks ühe harjutuse teha, aga palun tehke Opiku keskkonnas need koondlause harjutused ära, seal te ka ju saate õppida ja võib-olla siis mõni viga sai nüüd selgemaks, et saite nüüd aru, miks kasutad koolonit, mõttekriipsu ja kuidas ma siis vormistan selliseid koondlauseid, kus on liitsõnalised loetelud. Aga järgmise korrani!